kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. Ega minu nimi on Sydney. Ja me oleme Juutšikid. Ja me oleme jõudnud randa. No tegelikult me alustasime metsast, aga seal oli natuke liiga palju sääskimist, et pidime oma asukohta vahetama. Ja nüüd me vahetasime asukohta, siin on imeilus vaade, päikeseoleng on valge liivarand, sääski pole mitte ühtegi ja nüüd on aeg täiskuu. telk ülesse nii kaua, kui on väljas valge. Telgime me siiski metsa alla. Mina arvan, et me võiks telki siia panna, siin on palju ilusam. Me läheme metsa alla esiteks sellepärast, et siin võib olla väga nagu tuuline, siin on külmem magada. Teiseks siin hakkab päike tõusmisega, sul on telgis ülivara, läheb mega valgeks, ega see võib teid üles ajada. Ja siis kui päike paistis, läheb üli palavaks, ega saab täiega higistama. Ja sinna me saame ka tulev ümber ringi panna ümber telgi, et see näeks väga kunstiline välja. Ja siis kui vihma saab, siis karpuud natuke katavad. You have me at the Instagram point. Kõigepealt, number 1, asukoht on ülioluline. Nagu ma juba rääkisin, siis me valisime selle metsaaluse koha. Siis teiseks see, et võiks olla võimalikult tasapinnaline. Läks, et sul oleks pehme magada, siis on soovitavad kõik need käbid ja asjad siit ära ajada. Vaatab seda, kust päike tõuseb, et sul see hommikul kohe peale jäkaks, aga selle põhjal sa paned nagu telgi suuna. Liigub hästi. Saime need õnged valmis. Liigub sirge olema ja tagumik väljas. Ma olen näinud. Meil on vast teine ka valkarse. See läbi panna enam. Siinpool. Mul on nagu vahepealne küsimus, miks me teda lihtsalt nii ei või jätta? Aga ilmselt midagi on puudu siit ju. Teate, ma lähen sellest telgipanekust juba stressi ja ma isegi pole teinud midagi. Tulge siia. Tore, jumala eest, võtame alles nüüd õpetuse välja. Risti ja siis see peab kuskilt diagonaal nagu... Lähebki nii? Ei. Peabki suht imelik välja nägema, kas see filmib või? Vaatki imelik see on. See on nagu mingi proportsioonist veres lepandriin on. See õpetab, kuidas seda panna kokku. Vaata, kui rõõmus see mees välja näeb võrreldes meiega. Võrdle nüüd seda stsenaariumi. Natuke tugev küll. Murdub, aga ei noh, läks, aga ma ei tea, kui hästi. Makaroni. 3, 2, 1. Saagu valgus! Tadaa! Oh my god, kui ilus, ma panin nüüd ilusti, saad aru? Ma olen nii ekstra lihtsalt mingi hashtag Pinterest, hashtag Tumblr, see on nagu see mingi pärg, mis meid kaitseb nüüd. Mingi lõulamaa reaalselt ju. Jaa, minu meelest ongi. Minu meelest see on nüüd nagu pärg, mis meid kaitseb nüüd. Nita, kommenteeri, kas see meenutab Hispaaniat? Ta ärrast elab Belgias, mitte Hispaanias. Ja ega nagu ta isa on seal, ta käib seal palju ju. Okei, no kas see meenutab Hispaaniat? Minu meelest meenutab. What I eat in a day. In a night metsas. Meil on vegan salatid, kartulisalatid, mida meil on kõigil, kõik vabatahtlikud võtsid. I know, right? Siis meil on vorstikesi, Mariale ei meeldinud, aga ta surub sisse endale need. Siis meil on falafeleid, just nimelt. Ja siis siin on kräkkereid või siukseid küpsiseid ja neid vahukomme ja riisusid, et teha smoore, mida siis Viki ja Maria koos nosivad ja minul on siis magusaks draakoni komme, sest need on väga head. Ja siis me joome vett, kui vinged topsid meil on. Need on nagu printsessi topsid nagu meie ja siis siin on kaan ja kõrs. See gaas on kõige aadam asi, mis ma näinud olen. Also, meil on taldrikud, mis ei ole lihtsalt taldrikud, vaid neil on story time. Viki, kas sa tahad rääkida? See siin on Juutšikide special edition merch. Vaadake siis, alustame siit minust. Ma olen Rapunzel, sest et pikad blondid kiharad ja ma hoian seda siin üleval reaalselt nagu kurikana. Fun fact, ma hoian kurikat kodus ukse taga. Liikustatud, miks see mina olen. Siis see siin on Maria casuali jälle sätib oma juukseid ja meiki ja mida iganes. Ja siis Sydney, sest et jändab midagi taimedega. Hashtag vegan. Me oleme jõudnud telki ja teeme oma kriibist väikse tuuri. Meil on meie 3 kohta. Ja mina siis magan siin. Victoria, mina ja Sydney. Ma sätisin ennast keskele, sest mul hakkab kõige kergem külm. Kotid on seal nurgas. Minu bomber, mida sa teed? Võtan oma seda. Ja me otsustasime hakata õuduslugusid lugema. Kuna me ise ühtegi piisavalt head ei tea, siis... Noorte hääl Delfi aitab välja mees. Esimese kummitusloo pealkiri on, et nad läksid magama
aga köök ei läinud. Ära naera, ma üritan tõsine olla. Veetsin ühe öö sõprade juures ja jäime kõik üpris hilja magama. Umbes 3 ajal öösel ärkasin ma üles, sest kuulsin, nagu köögikappide uksed käiks lahti kinni. Lärm oli nii vali, et pidin minema vaatama, mis toimub. Kas haigutasid just? Köögis polnud kedagi, seega ma eeldasin, et ma kuulen asju. Järgmisel hommikul, kui üles ärkasin, oli üks mu sõpradest endast väljas ja nuttis. Ta rääkis, et ärkas samuti kesetult üles ja kuulis inimesi rääkimas. Meid ei oodata siia, me pole tähtsad. See oli väga hirmus. Ma nii lootsin, et see lõpeb sellega, et keegi poodi üles või midagi, aga see oli lõpeb sellega, et see oli väga hirmus. Liidnud rohkem õuduslugusid, seega me oleme ülivasin ja me oleme nüüd magama. Head tööd! Hommik. See on 9.05. Ja me pidime üles ärkama, sest Sini peab minema laeva peale, muidu ma läks kauem magama, meil oli nagu äratuskell. Kuidas magasite? Mina vist olin ainuke, kellel oli soe ja kes sai normaalselt magada. Nad ei saa sellest aru, et me legit just ärkasime, nagu ma sekund tagasi avasin oma silmad. Aga mul oli reigelt külm, nagu nii külm. Ja siis me Siniga ärkasime mitu korda, ma olin juba valmis ärkama, et kell on nüüd hommik ja kell oli 5 siis ära. Ja ma nühtlesin ja vähklesin mingi 4:30 ja siis ma olin lõpuks, nagu ma kuulsin, et Mariaga tõusis ja ma olin kahta vaimaga, vaatan kella, kell on 5. Ma olin nagu pekki, siis ma käisin vetsus ja tulin tagasi ja siis ma jäin õnneks uuesti magama. Aga mind ei häirinud ei valgus ega temperatuur ega mitte midagi. Ma mingi 2-3 korda ärkasin üles selleks, et külge vahetada, et mul nagu üks külg suli välja ja siis ma siis magasin kohe. See oli välja. Ja nüüd me siis pakime selle telgi kokku. Kuna me oleme väga dedikeeritud YouTuberid, siis muidugi me unustasime matkavideole seal kohapeal outro teha ning et me oleme siin, et teha teile seda nüüd ja praegu. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti ärge unustage seda likeida. Ja andke all kommentaarides teada, kas teile ka meeldib metsas käia ja telkimas käia või kas te olete käinud. Ja. Kui te ei taha jääda ilma meie tulevastest videotest, siis kindlasti ärge unustage subscribe ida, klikida sellele punasele nupule selle all. Jääme juba järgmises videos. Joo, tšikid!